Uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak. Ameerika Ühendriigid ja Vene Föderatsioon on kokku leppimas ühise valitsuse moodustamises. Samm on loogiliseks jätkuks USA valitsussektori kulude vähendamise poliitikale ja annab võimaluse riigi juhtimise koormuse jagamiseks, teatab Donald Trump oma sotsiaalmeedia kontol. Kreml oli nõus võtma enda kanda Ameerika Ühendriikide valitsuse töö tegemise 2 päeval nädalas ja teenust pakutakse tasuta ja Donald Trumpi sõnul on tegemist hea diiliga, mis hoiab kokku $100 miljardeid aastas. Kui 2 päeva nädalas praktika õnnestub, siis võib Kremli osakaal USA juhtimises tõsta ka 3 päeva peale. Sisulises plaanis jääb kõik samaks ning Donald Trumpi sõnul Kremli osalus Ameerika Ühendriikide valitsuse töös USA välispoliitikas senisega võrreldes enam muudatusi kaasa ei too. Ja Eestisse. Valitsuses on koostamisel Tervisekassa ja Pensionikassa rahaprobleemide komplekslahendus. Analüüs on näidanud, et lahendus peitub ka nüüd probleemis eneses ja näeb ette samasuguse kursi säilitamise kui hetkel. Spetsialistide sõnul toob Tervisekassa pikaajaline rahapuudus kaasa inimeste eluea vähenemise ja tulevikuks prognoositud suur pensionäride arv ei pruugi täide minna. Mida kehvema tervisega on inimesed, seda väiksem osa neist pensionieani välja menitab. Kui kõik jätta nii nagu praegu, siis on tulevikus pensionini elanud vähestel inimestel pensionikassast raha küllaga võtta, märgitakse analüüsis. Parlament aga hakkab homme arutama võlaõigusseaduse muutmise seadust, mis sätestab ka tänuvõlglaste temaatika käsitlemise. Tänuvõlglasi tekib iga päevaga juurde ja iga kord, kui näiteks on katuserahasid jagatud, kerkib tänuvõlglaste arv rekordiliselt kõrgeks. Tänuvõlaõigusseaduses on täpselt määratud, kuidas tänuvõlglaseks saadakse ja jäädakse ja kuidas tänuvõlg tuleb tasuda. Võlga saab tasuda valimisjaoskonnas ja selleks on ette nähtud vastavad lihtsad protseduurid. Ilma tänuvõlaõigusseaduseta ei saa erakonnad olla kindlad, et vaatamata suurele hulgale kulutatud rahale läheb see raha õigesse kohta ja kas tänuvõlglased on aru saanud, kellele nad tänuvõlgu on. See on ikkagi maksumaksja raha, mida jagatakse, toonitavad erakonnad ja lisavad, et siin ei saa lubada kahetist mõtlemist. Valitsuse maaeluvaldkonna konsultandid annavad aga teada, et paljude maainimeste üheks peamiseks kehva majandusliku elujärje põhjuseks on liigne loomaarmastus. Seda võib väita tuginedes värsketele teaduslikele uuringutele. Kui linnainimesel on koer või kass või arva mõlemad, siis maainimestel on veel lisaks sead, lambad, muud kariloomad, kuked, kanad. Harvad ei ole juhused, kus inimesel on mitusada lehma ja nii ongi selge, et pärast kõigi nendega jalutamast käimist ei jõuagi inimene mingisugust tasuvat tööd teha. Eeskätt tuleks lemmikute arvu vähendamisele mõelda, taas normaalsesse ellu tagasi tulla, jätta alles lemmikloom või 2 ja siis on ka kiiresti näha, kuidas majanduslik olukord paranema hakkab. Ja liiklusest. Siseministeerium on valmis saanud seaduse muudatused, mis annavad liiklejatele võimaluse kiiruskaamerate vahendusel trahvi makstes nüüdsest toetada ka oma koduvalda või mõnda mittetulundusühingut, mille tegevust liikleja peab oluliseks. See avab heategevusliku kihutamise ajajärgu Eesti liikluses. Praegu ületatakse kiirust massiliselt, raha kaob umbmäärasesse suurde eelarvesse. Alates septembrist aga saab trahvisaaja suunata oma trahvirahast poole vabalt valitud organisatsiooni eelarvesse. Teedele tulevad ka erinevate erakondade logodega kiiruskaamerad, millede poolt tehtud trahvid laekuvad konkreetsele erakonnale ja see distsiplineerib neid liikleid, kellel üks või teine erakond vastumeelt on. Ja ka ilmast. Ilmajaama teadete kohaselt sajab täna mõnel pool Eestis uduvihma, lõuna pool sajab hoovihma, põhja pool päikesevihma, igal pool sajab rahet, minu pool sajab lund. Kuulsite uudiseid.